Milline on kõige tugevam materjal? Mis üldse on materjal? Kuidas materjale tehakse? Materjaliks nimetame aineid, millest mingi objekt koosneb. Materjalitehnoloogia tegeleb materjalide valmistamise ja töötlemisega. Keraamika valmistamine oli üks esimesi materjalitehnoloogiaid. Telliskive ja nõusid teeme tänapäevani savist ja portselanist. Lisaks on loodud palju ülimalt kaasaegseid keraamilisi materjale, mis leiavad kasutust elektroonikas, meditsiinis ja kosmosetehnoloogias. Ammu enne materjalide loomist hakati aga kasutama looduses leiduvaid, näiteks puitu. Sooja andev tuli oli ilmselt esimene keemiline reaktsioon, mida meie esivanem kasutama õppis. Näib kummaline, et seesama kasutusviis on tänagi nii oluline, kuigi tuntakse muidki rakendusi. Mis aitab meil leida materjalidele efektiivsemat kasutust või luua uusi materjale? Informatsioon on alati olnud edu aluseks. Näiteks protsessi kontroll. Võib-olla valmistame mõnda ravimit samadest looduslikest lähteainetest kui muinasajal, kuid kontroll ja protsessi juhtimine on täiesti teisel tasemel. Täna me teame, mida on vaja jälgida ja oskame seda teha. Maailmas on neid, kellel on küllaga informatsiooni ja võimekust analüüsiks, aga mitte kõigil. Kust usaldusväärset informatsiooni saada või seda teaduspõhiselt mõtestada? Eks ikka ülikoolis. Oleme aidanud ettevõtteid üle 10 aasta. Analüüsid, teostatavuse hinnangud, tehnoloogia probleemide lahendamine, materjalide, protsesside ja tehnoloogiate arendused. Miks roostevabast terasest torustik roostetab? Igal laeval on sadu meetreid torusid. Äpartused tuletõrje või laeva tasakaalustamise süsteemis võivad olla väga ohtlikud. Muret aitab lahendada skaneeriv elektronmikroskoopia, elementanalüüs ja elektrokeemia. Selles terases siin oli lubamatult vähe korrosiooni eest kaitsvaid elemente. Ilmselt oli keevitatud ebakorrektselt. Aga kui ei olegi probleemi, on hoopis visioon? Kõik asjad koosnevad materjalidest. Kui praegused ei vasta soovidele, võib arendada mõne päris uue. Soovid näiteks paela, mis ei ima vett, ohutut polstrimaterjali, mis ei taha süttida ja isegi süttinult põleb lihtsalt liivaks. Miks mitte? Või hoopis masinõpet kasutava ohtlike jäätmete taaskasutuse protsessi? Ka võib. Milline on sinu lahendust ootav küsimus?